Tere kuulama uudiseid stuudios Rohke Debelak. Maailma Uhhuu-teaduste akadeemia kogunes nädalavahetusel Toompeal. Kokkusaamine toimus progressiivsete poliitiliste jõudude kutsel eesmärgiga kallutada vaekausse ennast kompromiteerinud teaduspõhise meditsiini eelistamiselt seni alternatiivseks peetud praktikate kasuks ja seda ka riiklikus mastaabis. Pärast ettekandeid võeti vastu tegevuskava, mis näeb ette alternatiivtervisekassa loomist, mis hakkab rahastama tavapärase meditsiini hüljenud patsientide ravi. Lähemas tulevikus hakkabki eksisteerima 2 paralleelset meditsiinisüsteemi ning patsientidel ei ole õigust nende 2 vahel pendeldada. Ei ole nii, et käe kipsi panemiseks või südameoperatsiooni tegemiseks minnakse Mustamäe haiglasse, aga seejärel juuakse kodus loitsude saatel kloori edasi ja ei vaktsineeritama lapsi. Alternatiivse tervisekindlustusega ühinemiseks on vaja ennast lihtsalt ümber registreerida ja elu paralleelmaailmas saabki alata. Teistel teemadel valitsuse tellitud värske korruptsiooniennetusele suunatud analüüs näitab, et senine praktika, kus korruptsioonis süüdistatav linnaametnik või minister astub tagasi või vabastatakse ametist, ei anna tegelikult positiivseid tulemusi. Kui inimesed oma ametipostil edasi töötaksid, aitaks see korruptsiooni pikemas perspektiivis vähendada ja lõpuks ka välja juurida. Hetkeolukord, kus süüdistuse saanu astub tagasi, toob kaasa selle, et tema asemele tuleksid uued inimesed, kellel varem ei olnud võimalust korruptsiooniga tegeleda ja mõne aja pärast oleks jälle korruptsioonisüüdistused päevakorral. Kui ükski korruptant aga enam tagasi ei astuks, vaid jääks oma ametipostil edasi, siis pikkamisi saavad ametnike pangaarved täis ja neil kaob motivatsioon korruptiivselt käituda. Kui aga pidevalt tuua võimu ja võimaluste juurde uusi näljaseid tegijaid, siis ei kaogi korruptsioon kunagi, märgitakse analüüsis. Ja lisatakse, et pidev korruptsiooni vastu võitlemine ainult tekitab seda juurde ja tuleks seetõttu lõpetada. Töö- ja Terviseministeeriumi värske uuring aga näitab, et kunagise uuringu tulemused, mille kohaselt kulub eestimaalastel kodust lähema viinapoeni jõudmiseks keskmiselt 10 minutit, tuleb üle vaadata. Uuringud näitavad nimelt kummalist vastuolu mõõtmistulemustes, kui kodus poeni jõutakse maksimaalselt 10 minutiga, siis poest koju jõudmiseks kulub juba keskmiselt 12 tundi kuni isegi 3 ööpäeva. On juhuseid, kus kodu on juba maha müüdud selleks ajaks, kui poest lõpuks tagasi jõutakse. Ebakõla poeni jõudmise ja sealt naasmise kõrvaldamisel ja keskmise arvutamisel selgub, et poeni on siiski 13 tunni tee ja viinapoodide hulk riigis ei ole liiga suur. Pigem soodustab vähene poodide arv just viinapoe juures elamist. Valitsusega annab teada, et mõistab õpetajate olukorda. Eilsel istungil olidki kõne all mitmed võimalused selle olukorra parandamiseks. Õpetajate palgatõusu hetkel valitsuse töölaual otseselt ei ole, sest uuringud näitavad, et pedagoogide töökoormus ei jäta mingisugust aega selleks, et nad jõuaks oma praegustki palgaraha ära kulutada. Sama seis on ka päästjate ja politseinikega, kelle töökoormuse juures pole lihtsalt puhttehniliselt võimalik raha kulutamiseks aega leida. Ja uudiste lõpetuseks kell 6 hommikul oli Tartus, Kaareperes, Vaidas ja Lagedil. Räpinas, Viljandis ja Vilsandil oli kell 7:15. Tabasalus ja Valgas aga 8:30. Täna päeval tuleb Eestis kell 10 kuni kell 18:23. Eetris olid uudised.